Armsad sõbrad, tänase pühakirja lugemise me leiame Apostel Pauluse kirjast roomlastele, selle kirja 11. peatükist. Rooma kirja 9., 10. ja 11. peatükis käsitleb Apostel Paulus ühte teemat, mis oli tema jaoks äärmiselt oluline ja samal ajal ka väga valus. Nimelt oli tema jaoks väga suur küsimus see, miks Iisraeli rahvas oma enamuses, kelle Jumal oli valinud ja kutsunud, kellele Jumal oli andnud oma tõotused, kelle keskelt Jumal oli lasknud sündida väga palju prohveteid ja pühi Jumala mehi ja naisi, kellele ta viimaks saatis Messia, Jeesuse Kristuse. Miks see Jumala rahvas, miks Iisrael oma enamuses ei tundnud Kristust Jumala poega, Jumala Messiat ära ega võtnud teda vastu? Paulus otsib sellele küsimusele vastust, ta leiab selle vastuse, aga see ei võta talt ära seda valu, mida ta tunneb oma, nagu ta ütleb, veresugulaste pärast. Ta ütleb koguni, et ta ise oleks valmis saama neetud, kui vaid need, kes kuuluvad tema rahva hulka, kellele Jumal on andnud oma tõotused, võiksid pöörduda ja pääseda. Just nimelt sellest kontekstist on pärit ka meie tänane pühakirja lugemine, mis ei ole aga suunatud otseselt mitte Iisraeli rahva poole, vaid nende kristlaste poole, kes olid pärit pagana rahvaste hulgast ja kes, nii nagu Rooma koguduses tõenäoliselt juhtus, võisid hakata suhtuma Iisraeli ja juutidest usukaaslastesse pisut üleolevalt. Just selle tõttu, et juudid, Iisrael, kellele justkui kõik oli antud, ei tundnud ikkagi neile kingitud Messiat ära. Ja nüüd Apostel Paulus hoiatab ka neid endistest paganatest kristlasi, et nemad ei läheks üleolevaks ega hakkaks arvama endast rohkem, kui nad on, ning teistesse halvasti suhtuma. Ma loen selle teksti ette ja siis ütlen, nagu ikka, mõned sõnad omalt poolt kommentaariks. Kui nüüd okstest mõned on ära murtud, sina aga kui metsõlipuu oled nende asemele poogitud ja saad osa õige õlipuu mahlakast juurest, siis ära hoople okste ees. Ja kui sa hoopled, siis pea meeles, et sina ei kanna juurt, vaid juur kannab sind. Sina ehk ütled nüüd, oksad on ära murtud, et mind asemele pookida. Õige küll, nemad on ära murtud uskmatuse pärast. Sina püsid aga usu läbi. Ära mõtle kõrgilt, vaid karda, sest kui Jumal ei säästnud loomulikke oksi, ega ta siis sindki säästa. Vaata siis Jumala heldust ja karmust. Karmust küll nende vastu, kes on langenud, heldust aga sinu vastu, kui sa jääd heldusesse. Muidu raiutakse sindki maha. Aga ka nemad, kui nad ei jää uskmatusse, poogitakse puu külge, sest Jumal suudab nad jälle külge pookida. Sest kui sina, loomu poolest metsõlipuu oks, oled sealt ära raiutud ja loomuvastaselt poogitud väärisõlipuu külge, kui palju enam neid loomu poolest sinna kuuluvaid poogitakse oma enese õlipuu külge. Niisiis on siin juttu endistest paganatest, kristlastest, keda Paulus võrdleb metsõlipuuga, ja nendest, kes on pärit Iisraeli rahva hulgast, keda Paulus võrdleb väärisõlipuuga. Ta ütleb, et jah, paraku on mõned oksad selle väärisõlipuu küljest ära raiutud uskmatuse pärast. Nende all peab ta silmas
neid juute, neid iisraellasi, kes ei võtnud Kristust vastu. Paraku enamus nendest ei ole seda siiamaani teinud. Nende õlipuusse, väärisõlipuusse poogitud metsõlipuu okste all, aga nagu öeldud, peab ta silmas paganaid, kes olid eemal, kes olid väljaspool Jumala tõotusi, aga keda Jumal samuti tahab päästa, nii nagu ta tahab päästa kõiki, absoluutselt kõiki inimesi ja kes on siis sellest metsõlipuust ära raiutud ja poogitud väärisõlipuu ehk Jumala rahva külge, Jumala rahva hulka. Kui me nüüd mõtleme selle võrdpildi peale, siis ei peaks me hoolimata sellest, et apostel Paulus kasutab seda juutidest ja paganatest kõneldes, jääma ainult selle teema juurde, vaid nii nagu pühakirjaga ikka, nendel pühakirja sõnadel on õige mitu tasandit ja kindlasti on neil ütelda midagi ka meile, mitte ainult selles küsimuses, mis puudutab Iisraeli rahva olukorda ja pöördumist ja vahekorda endistest paganatest kristlastega, vaid ka meie kohta, meie igapäevases ja meie usuelus, meie vahekorras Jumalaga. Just sellest tahan ma täna kõnelda. Ja esimene asi, mida ma tahan öelda, on see, et see pühakirja lõik muidugi koos kõige muuga, mis sellele eelneb ja järgneb, kinnitab meile, ütleb meile, et me elame üksnes Jumala armust. Me oleme kõik otse kui ühest metsikust õlipuust võetud oksad, mis on Jumala armu läbi poogitud vääris õlipuusse. Me keegi ei ole seda väärt, me kõik oleme seda Jumala armust. Ja mitte keegi meist, mitte ükski oks ei anna puule elu, vaid oks saab ise kõik, mis tal on, mida ta eluks vajab, puult selle juurte kaudu. Ta saab vilja kandmise võime, ta saab elu jõu sellest juurest ja puutüvest tulev mahl elustab teda ja paneb ta vilja kandma. Nagu öeldud, kõik, mis tal on, saab oks sellest puust. Kõik, mis meil on ja mis meie oleme, on meile kingitud Jumala armust. Ja see tähendab, et meil kellelgi ei ole põhjust oma usu üle, oma vagaduse, väidetava vagaduse või pühaduse üle, ega ka oma kirikliku kuuluvuse üle, selle üle, et me oleme kristlased, mingil kombel hoobelda või kiidelda või kelkida, ükskõik mis sõna me kasutaksime. Sest kõik, mis me oleme, kõik hea meis pärineb Kristuselt. Mitte meie ei kanna juurt, nii nagu apostel Paulus ütleb, vaid juur kannab meid. Kõik, mis meil on Jumala armust. Ja seepärast, kui meil on tõeline usk, tõeline kristlik usk, siis me ei saa kuidagi muutuda üleolevaks või kõrgiks, vaid vastupidi. Tõeline usk teeb meid tänulikuks ja alandlikuks. Niisiis, esimene väga oluline asi, mida sellest pühakirja kohast õppida, selle konteksti silmas pidades, aga siiski püüdes seda mõista ja rakendada meie endi puhul, on see, et me elame, me oleme olemas ja me oleme kristlased, me oleme Jumala lapsed, üksnes Jumala armust. Ja sellest tuleneb see, et me võime ka püsima jääda üksnes Jumala armu varal. Ja selles armus me võime ka püsima jääda
üksnes Jumala armu varal. Ja selles armus omakorda me püsime usu läbi. Sellesama alandliku ja tänuliku usu läbi. Paulus ütleb, et need oksad, mis on õlipuust ära murtud, on ära murtud uskmatuse pärast. Aga need, kes püsivad, need püsivad usu läbi. Ja seepärast manitsebki Paulus, et me ei mõtleks kõrgilt, vaid et me kardaksime. Ta ei pea siin selle all silmas mitte ainult aukartust Jumala suhtes, mis on väga oluline, vaid tõepoolest kartust, et ka meie võime saada ära raiutud, ka meie võime ära langeda siis, kui me muutume enesekindlaks, üleolevaks ja kõrgiks. Usk, millest apostel Paulus siin ja mujal väga palju kõneleb, ei ole kindlasti mitte enesekindel veendumus, et meiega on kõik korras, et meiega ei saa enam midagi juhtuda, vaid tõeline usk on enda usaldamine, enda pidev usaldamine Jumala kätte, Jumala armu hoolde. Sest Jumala arm, Jumala heldus on see, mis annab meile elu, nii nagu juba öeldud, me elame üksnes Jumala armust. Jumala arm on see, mis kingib meile patustele andeks andmise, mis teeb meid võimeliseks kandma patu halva vilja asemel uut, head armastuse Jumala laste, Jumala vaimu vilja. Apostel Paulus hoiatab meid, et me mõtleksime, et me paneksime tähele Jumala heldust, aga ka Jumala karmust. Ta kasutab selle kohta kreekakeelses tekstis sellist sõna, mis viitab sellisele teravusele või lõikavusele, Jumala lõikav karmus. See on midagi, mille käes mitte keegi ei saa püsida ja sellepärast me peame hoidma kinni Jumala heldusest, sest Jumala heldus on see, mis hoiab meid selle lõikava karmuse eest ja mis annab meile elu. Aga kui me sellest heldusest loobume, kui me Jumala armust ja Jumala halastusest ei hooli, kui me neist lahti ütleme, kui me neile selja pöörame, siis ei jää meile midagi muud kui see Jumala lõikav karmus. Väljaspool Kristust, lahus Kristusest ei ole mitte kellelgi elu. Tema on tee ja tõde ja elu. Väljaspool seda tõelist vääris õlipuud ei saa me okstena püsida, me ei saa okstena elada. Sest et kui me oleme juure küljest ja selle puu tüve küljest lahti raiutud, siis juhtub meiega täpselt see, mis juhtub okstega, mis puu küljest ära murtakse või ära raiutakse. Nad kuivavad ja surevad. Nii ei ole meil muud võimalust ja meil ei ole ka ühtegi paremat võimalust. Ei olegi olemas midagi paremat, kui jääda usus Kristusesse. Kui elada jätkuvas, pidevas meeleparanduses nii, et me ei pane oma lootust mitte iseendale, vaid üksnes Jumala armule, sellele armule, mida mitte keegi, mitte kunagi ei saa ära teenida, aga mida Jumal nii heldelt ja nii ohtralt meile kingib. Ning kolmandaks, ka siis, kui keegi peaks langema, kui keegi peaks olema selle puu küljest ära raiutud, jääb talle seni, kuni ta elab, ikka veel lootus. Seni, kuni me elame, on meil lootust. Lootust, mida ei tohi kuidagi kuritarvitada, aga lootus, mis on täiesti kindel, sest et see rajaneb Jumala armastusel, mis on täiuslik. Paulus ei piirdu mitte ainult hoiatusega ja manitsusega, vaid tema tõeliseks eesmärgiks on kuulutada ju evangeeliumi, kuulutada rõõmusõnumit, Jumala päästvast ja uueks tegevast elu andvast armust Jeesuses Kristuses. Ja sellepärast on apostel Paulus täiesti kindel,
et Jumal suudab isegi õlipuu küljest ära raiutud oksad uuesti sellesse puusse pookida. Paulus teab, et oma kogemusest, et ka uskmatu võib hakata uskuma. Ta teab, et isegi taganenu võib taas tagasi pöörduda. Jah, see ei ole lihtne, see ei ole kerge, see võib tunduda peaaegu ilmvõimatuna, aga see siiski on võimalik. Isegi taganenu võib tagasi pöörduda. Isegi kõige sügavamale langenud kristlane võib leida andestuse ja uue elu. Sest see on Jumala tahtmine. See on Jumala armu tahtmine. Jumal ei taha ju, et keegi hukkuks. Jumal tahab, et kõik võiksid saada päästetud ja pärida igavese elu. Aga muidugi on nii, et mitte keegi meist ei suuda ennast ise päästa. Mitte keegi meist ei suuda endale ise igavest elu anda. Mitte keegi meist ei suuda ennast ise sellesse Jumala õlipuusse pookida. Seda suudab ainult Jumal. Ja Jumal tõepoolest suudab seda. Jumal tõepoolest on vägev seda tegema, nii nagu apostel Paulus ütleb. Ta tahab seda teha. Ta tahab, et kõik võiksid pääseda ja saada õndsaks. See lootus on antud meile, aga seesama lootus kehtib ju kõikide teiste puhul. Ja sellepärast, kui ma nüüd tulen tagasi selle juurde, mida ma ütlesin ennist, selle kohta, kuidas Rooma koguduses võis olla juhtunud nii, et endistest paganatest kristlased suhtusid juutidesse või Iisraelisse kuidagi üleolevalt. Me ei tohi mitte kunagi hakata suhtuma üleolevalt nendesse. Me ei tohi kunagi põlata neid, kes on kas usust kaugel, kes pole selle juurde tulnudki või kes on kahjuks kahetsusväärsel kombel langenud. Vaid me peame, nii nagu apostel Paulus, igatsema nende pääsemist. Igatsema seda, et nad võiksid pöörduda, et nad võiksid tulla tõe juurde, leida Kristuse ja haarata temast kinni. Nii nagu apostel Paulus igatses oma veresugulaste, oma rahvuskaaslaste pöördumist ja pääsemist ning oli valmis andma selle heaks kõik, andma iseennast kuni lõpuni, nii nagu Kristus on andnud ennast meie eest kuni lõpuni, selleks, et me võiksime pääseda ja elada. Jeesuses Kristuses on meile kõigile avatud tee Jumala heldusesse. Kõigile, kes pöörduvad tema poole, kes temasse usuvad ja ta usus vastu võtavad, kes lasevad ennast temal päästa. Peaasi, et me jääksime alandlikult sellesse usku ja tema halastusse ja armastusse, et me loodaksime alati tema armu peale. Et me ei hakkaks lootma iseendale. Et me ei unustaks, et me elame üksnes armust ja et me ei kaotaks ka lootust, et meil kõigil on alati võimalik tagasi pöörduda, kui me peaksime eksima ja tema käest uuesti kinni haarata. Tema käest, kes tahab meid taas, kui me peaksime olema ära raiutud või ära murtud, sellesse õlipuusse pookida. Apostel Paulus muretses oma rahva, Iisraeli rahva pärast. Aga ta muretses samamoodi kõikide teiste inimeste pärast. Ja sellepärast ta läks ja kuulutas evangeeliumi, kuulutas rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest kõikjal, kuhu ta Jumala armu läbi ja Jumala tahtmisel jõudis. Ka meie oleme kuulnud seda sama rõõmusõnumit. Ka meid kutsub Jumal päevast päeva tagasi, kui me peaksime olema temast eemale eksinud. Ka meid kinnitab Jumal päevast päeva oma armu ja heldusega. Ja ta tahab, et me võiksime teada, et see heldus on mõeldud igaveseks. Apostel Paulus ütleb selles samas Rooma kirjas, et Jumal on kõik pannud kinni sõnakuulmatuse alla, et kõik võiksid pääseda, et kõik võiksid saada päästetud. See on sama, mida ta ütleb varem, et kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala aust või Jumala kirkusest. Aga Jeesuses Kristuses on Jumal meid päästnud, on Jumal meid endaga lepitanud, ta on meile oma armu kinkinud.
et me ei sureks, vaid elaksime, et me ei hukkuks, vaid pääseksime. See on Jumala imeline arm, et meid on võetud sellest metsõlipuust ja poogitud Jumala vääris õlipuusse. Palugem Jumalalt, et ta annaks meile jätkuvalt armu, et me võiksime sellesse jääda, et me ei taganeks, et me ei langeks. Palugem Jumalalt alandlikku ja tänulikku usku, mis ennast alati tema kätte, tema armu hoolde usaldab ja sellest mitte kunagi lahti ei taha lasta.